Tere! Nädala peatükis Nassoo räägitakse naisest, keda mees kahtlustab truuduse rikkumises. Sellist naist nimetab Toora sotaks, heebreakeelsest sõnast lehassit, mis tähendab kõrvale kalduma. Kui armukade mees hoiatab oma naist, et ta ei kohtuks mõne kindla mehega ning naine ei kuulnud teda ja peitis ennast selle mehega, siis tema abikaasa peaks tooma teda preestri juurde, kes annab naisele juua kibeda neede vett. Kui naine roojastas ennast, siis tema niuded kiduvad, kõht paisub ja ta sureb. Kuid kui naine oli süütu, siis needevesi ei tee talle halba ja tänu sellele saab ta hoopis õnnistuse. Kui temal oli tervisega probleeme, siis ta saab terveks ja kui tal oli probleeme laste sünnitamisega, siis peale kibeda vee joomist sünnivad tal terved lapsed. 6. Lubavitši rebe seletab oma mamaris hassiidilises essees Bati Legani, milles seisneb pühadusele vastane rumalus. Oma mõtte illustreerimiseks kasutab ta lõigu meie nädala peatükist, mis räägib truudusetu naisest. Reeglina ei kasutata hassiidilises õpetuses suvalisi salme. Kui teatud asja illustreerimiseks kasutatakse kindlat salmi, siis see tähendab, et antud salm on tihedalt seotud mõttega, mida soovitakse illustreerida. Esmapilgul seos salmi, mis räägib truudusetu naisest ja pühadusele vastase rumaluse vahel on iseenesestmõistetav. Nagu juudi targad ütlevad, inimene patustab siis, kui temasse siseneb rumaluse vaim ja see tulebki lõigust truudusetu naise kohta. Samas on olemas palju juudi tarkade väiteid, mille toetamiseks ei kasutata salme. Miks siis antud väite puhul peaks seda tegema? Truudusetu naise seadus kehtib ainult abiellunud naise puhul ja selles seisneb selle rikkumise tõsidus. Kui inimene patustab, kuna temasse sisenes rumaluse vaim, siis sellega eraldab ta ennast jumalikkusest. See kehtib isegi kergemate pattude puhul, kuna ka nende mõju juudi hingele on väga suur. Põhjuseks on see, et Tooras nimetatakse juudi rahvast jumala naiseks. Juudi targad ütlevad, keda nimetatakse heaks naiseks, seda, kes täidab oma abikaasa tahet. Kui juud teeb pattu isegi kõige väiksema ja ebaolulise, läheb see vastuollu jumala tahtega. Ja kuna juutide seos jumalaga on sama tihe kui abikaasade vahel, siis isegi pisike patt eraldab juuti jumalast täielikult. Truudusetu naise seadus ei kehti ainult siis, kui on teada, et naisel olid suhted teise mehega, vaid isegi siis, kui ta peitis ennast temaga, aga pole täpselt teada, mis seal juhtus. Isegi seda nimetatakse kõrvalekaldeks. Seda nimetatakse loomateoks ja selle tõttu peab naine tooma ohvriandi loomade söögist ehk odrast. Võiks öelda, et kuna täpselt ei ole teada, kas naise ja teise mehe vahel, kellega ta ennast peitis, olid mingisugused suhted, siis miks ta peaks tooma loomade söögist ohvriandi? Vastuseks on see, et kuna naine leidis ennast sellises olukorras, kus võiks kahtlustada, et tema ja teise mehe vahel võis midagi juhtuda, siis seda nimetatakse loomateoks. Kuna juudi naiste puhul ei tohiks kunagi tekkida olukorda, kus neid võiks milleski kahtlustada. Juhul, kui naine tõepoolest peitis ennast teise mehega, kuid nende vahel midagi ei juhtunud, siis kuigi tegemist on loomateoga, siiski on ta endiselt oma abikaasale lubatud. Sama kehtib ka siis, kui juut patustab, mida ta teeb selle tõttu, et temasse sisenes rumaluse vaim. Ta ei ole ennast roojastanud. Lühikeseks hetkeks on ta teinud loomategu, kuid lõpuks on ta süütu. Just selle tõttu rääkides pühadusele vastasest rumalusest tuuakse lõik truudusetu naisest. Kuna siin ei ole tegemist enese roojastamisega, vaid lühikeseks hetkeks teostatud loomateoga. Kui inimene teab, et ka temas on rumaluse vaim, ei tohi ta endast ahastada. Ta peab teadma, et ta pole kunagi end roojastanud, kuna tema sees on alati olemas jumalikkuse säde. Ta on teinud loomategu vaid lühikeseks hetkeks, kuid pärast hakkab ta oma tegu pärast kahetsema.
ja see viib teda tõelisele armastusele ja hirmule Jumala ees. Siis tekib tõeline seos mehe ja naise vahel, Jumala ja juudi rahva vahel, kui temas avab ennast tema hinge sisemine osa. Shabbat shalom ja meeldivat Toora õppimist!